Saate toob teieni Skarkon. Tere õhtus kõikidele jõuspordi austajatele. 27. augustil toimus Toila rannas korralikus kõrvetavas kuumuses üks märkimisväärne üritus. Eesti meistrivõistlused palgi surumises. Ei, see ei ole see palk, mis iga kuu 5. päeval kontole tiksub, vaid midagi hoopis suuremat, aga ennekõike raskemat. Millest jutt kohe lähemalt. Aga enne veel, mina olen Tiit Loo ja minu kõrval on nagu ikka koha sisse võtnud Janek Tovi. Tere Janek! No teile õhtust ka minu poolt. Tõesti, palki, mida me siin täna tõstma hakkame, või mida mehed ja naised lausa siin täna tõstma hakkavad, saab olema üüratult suur. Nii et tuleb tõesti vinge õhtu meil täna. Nii on. 5 alagruppi. Noored, naised, mehed kuni 105 kilogrammi, meeste vabaklass ja seeniorid. See kõik on kohe teie ees, nii et võtke rahulikult positsioon teleka ees sisse ja nautige. Tavaliselt augusti viimane nädalavahetus möödus siin kaevurite päeva nime all, kus kaevurid venitasid siis sangpommi. Rõõm on näha, et kaevurid peavad nüüd mingit folgipidu kusagil kaugemal ja siin on ikkagi tõsised inimesed, kes tegelevad tõsiste asjadega. Kultuurivaldkonnas öeldakse niimoodi, et kui esinejaid on rohkem kui pealtvaatajaid, siis tegemist on kultuuriüritusega. Arvan, täna on siin tõsise spordiüritusega tegemist. Hoiame pöialt teile kõigile tervitused Toila valla poolt. Aitäh! Aplaus! Aga igal juhul, tulge julgelt lähemale, see on siuke esimene võistluskatse, Maarja Öpik. Palgil on 45 kilo, kohtunik annab stardi. Ava! No nii, aplaus, esimene katse tehtud. Selline närvi pinge saab seest ära. No nii, järgmine raskus, 55 kilo, ma olen valmis ja... Teeme aplausi ka, Marelin tuleb. No platsuta! Aba! No nii! Nagu nätaki. Miks üldse nii väikse raskusega alustada? See käis ju nii kergelt. No järgmine läheb juba 70 või? Kindla peale ikka tuleb minna. Kindla peale. Mis see kindla peale on siis? 55 oli nagu näha. Ja mis nüüd siis edasi? Äkki 57,5 või midagi. 57,5, 55 tõstad ja nüüd läheb, see oli nii kerge. Kus on, mis see 2,5 kiloga? No, poisid ei oska arvutadega seda 2 poolt välja. Ei noh, ma mõtlen veel. Nii. No nii, aplaus! Läks ilusti kõik korras, jah? Kuule, aga nägid, siin oli natukene teissugune tehnika. Ei, no siin oli juba süükka ikka päris tõsine tehnika, ilusti kääri. Võibolla natuke sammuga läks nagu sassi, aga ei väga hea, kõik oli väga vinge. Kohtunik annab märku, et kui võistleja on valmis, paneb käed kangi külge. Sügav hingetõmme. Ja start. Tuli! Oi, kui napilt see oli. Kuule, korraks mõtles see palk, mis värk sellega oli? Palju õnne! Isikliku ja ka Eesti rekordi kordus on meil juba nähtud ja me oleme teinud ainult 4 katset. Aga kohe paneme aina juurde, sellepärast et Kristiina Helmes on juba 66 kilo. Kristiina Helmes siis tuleb tegema Eesti rekordit. Senimaani enne seda tõstet nüüd, kas see on nüüd positiivne või ei ole, on siis rekordi omanik Marika või
ja no tule nii , aplaus . see on uus Eesti rekord , kuule , härrad , kes siin kõik on , no plaksutame no nii , natukene . Marika , kes ei plaksuta , tuleb , teeb järgi . rikkus tuju natuke praegu või ei rikkunud veel või ? tundub , et endiselt . ei rikkunud , kõik on korras . no nii , Marika , tee ära . aplaus , aplaus , aplaus , aplaus . rahvas , toetus sellel momendil on ainult positiivne . start . palk rinnal . no las nii , proovib veel . Las ühesõnaga , katsetab kui uuesti. võistlejal esimene katse ebaõnnestub , on võimalik palk veel panna maha ja see katse uuesti sooritada , tal on aega minut . no nii , aega on , rahulikult aega on . ai , no nii , pole midagi , teeme teeme aplausi . Marikale aplausi . me näeme täna alles võistluse esimest ebaõnnestunud katset . ei ole veel ebaõnnestunud , veel ei ole , ta veel katsetab öökra , veel aega on . seda ei näe no iga muidugi päev , kolmas , kord . kui ta nüüd kolmanda korra peaks ära tõstma . no davai , nii , aplaus , rahvas , aplaus . ei , ikka jääb sinna maha . no nii , Marika pole Aplaus midagi Marikale. . Marika võtab ennast kokku , saab mõtleb , Marikale mis ta . jääb ka kolmas katse , jääb ka kolmas katse . no nii , Kristina . ja näeme , op , Läheb , aplaus . No nii. 70 kilo . no See on siin uus on , Eesti siin on varu , siin on varu . natuke rapsisid , aga muidu , mis siis järgmisel läheb , 75 või ? ma ei tea veel , ma mõtlen . mis sa mõtled , no mis sa siin ikka mõtled , ega siin vaevalt , et keegi enam üle tõstab sind . okei , mine siis natuke mõtle , vaatame , kas me näeme siin ka 75 kilogrammi . palgil 62,5 kilo , Marelin oma kolmanda katse juures 2 positiivset katset on tehtud . ja tuli , tuleb . no nii , aplaus . no nüüd mõtled , oleks võinud 64 panna , onju . jah , palju õnne Marelinile , kes siis Aplaus. tegi uue isikliku rekordi 62,5 kilo . palju see rekord siis enne seda katset oli ? 60 . 60, nii et 2,5 kilogrammi sai täna juurde pandud . äge . no minu võistluse arust küll , formaadis . väga hea , väga tubli . meil käib heitlus pronksmedali peale . kui Anne-Mari teeb oma 62,5 kilo , mis on praegu siin palgi peal täpselt sama raskus , teeb ära , siis on pronksmedal tema . vaata . no nii . käed ilusti fikseeritud . ai , praegu ei tulnud , sul on aega , võta rahulikult . nüüd ma sain aru , kohtunik , palju aega on ? 40 sekundit , võta rahulikult . võta rahulikult , jah . hingame . Anne-Mari kasutab ainukesena seda nii-öelda tõukamise ajal kääri minekut ja no nüüd oli juba päris lähedal . see oli juba päris lähedal . nüüd oli juba päris lähedal , aga sul on liikus aega , et natukene üks kiire ette. sooritus veel teha . treener annab ütles , kõrvalt veel nõu . et natukene jalad tööle , ei . ai , nüüd on tuhk juba väljas , aga vahet ei ole , anname . teeme aplausi , teeme aplausi , 60 kilogrammi läks protokolli kirja positiivsena . no ma loodan , et sa väga nüüd , Anne-Mari nüüd väga löödud ei ole . no nii , läheb , rahvas , Marika oma viimasel katsel 68 kilogrammi on kohtunikud lubanud , et ta on palgi peal . 60 sekundit , start on antud . tuleb . plaksutame , plaksutame . ai . no nüüd ta ajas ennast veel rohkem närvi . ja me rääkisime , et siin no poisid peavad Maarja silda kartma , Maarikat peavad . ma arvan , Maarikat peavad kartma . palk on rinnal , tõuge . tuleb . ai , ikka see vasak käsi , ikka see vasak käsi oli aplaus Maarikale . täna jääb 68 kilo natukene liiga paljuks , aga kirja jääb 65 ja see on tegelikult hõbedast
tooni medalit väärt, nii et palju õnne Marikale. No nii, meil on raskus valmis, teeme aplausi! 75 Eesti rekordi omanik! Eesti rekordi Kristiina Helmes! 60 sekundit hakkab tiksuma. Kristiina on kõik tõsted teinud siiamaani väga kiiresti, ka seekord. Rahulikult, nüüd läks kiirustades, nüüd on rahulikult, võtame uuesti selle palgi. Nii, aplaus. Aplaus! Läks liiga kandada ja tõmbas juba hapniku välja. Aega on, Kristiina. Oot, ei tule. No nii, teeme aplausi. Rekord on juba tehtud. 70 kilo jääb Kristiina tulemuseks täna, aga see on uus Eesti rekord. No nii. Ja palju õnne loomulikult sellega on Kristiinale, kes on uus Eesti meister naiste arvestuses. Ja ka Eesti rekordi omanik. Teeme aplausi. Kristiina, tõuse palun püsti. Wow! Ma lehvitan sinu eest, Kristin on siin, keegi näest on siin, wow, väga hea, no nii, kas sa võistluse tulles juba teadsid, et see on sinu oma? No 70 ma teadsin, et on kindlalt. Okei, aga kas sa teistest võistlustest ka midagi teadsid enne seda võistlust? Marikast teadsin, siis teadsin sellest noorest tüdrukust, siis blondist teadsin, kõigist teadsin. Kõigist teadis. No näe, kõik olid selged, kodutöö oli tehtud, nii et põhimõtteliselt kindel võtmine. $85 kilogrammi. Kolmas katse. Noh, mis ma ütlesin? Praegu oli tehniliselt suhteliselt ideaalne sooritus. Tõmbasid palgi rinnale, kohe läks üles ka. Olekski pidanud kõik ühe sujuva liigutusega tegema, mitte vähemalt toppama. Eks ta tõde muidugi on, et kui sa ikka see 85 kilo endale rinna peale tõstad ja siis mõtled, oi, nüüd ma hakkan sätin seda. Koht on ikka stardi andnud, Tauri saab ka suur palki proovida. No oleks pidanud 1 kilo juurde. No miks sa ei pannud seda 1 kilo sinna juurde? Sa oleks praegu Eesti rekordi omanik olnud. Ma enne, Tauri, ma enne ju spetsiaalselt Hendriku käest küsisin, et kas see palk on mugavam, ta ütles igal juhul. Kas sa ei kuulnud seda? Ma ei teadnud, ma ise pole veel surunud seda kunagi. Näed, noormees õpib. Aga tegelikult Tauril on üks tõste võimalus veel. Kui praegult Hendrik teeb ära praegult, siis Tauri saab panna 1 kilo juurde või pool kilo juurde. Ja ehk siis ta saab teha rekordi katse, nii et sul on tegelikult üks võimalus veel, kus sa soovid. Aga kõigepealt teeb Hendrik ära 95 kilo. See tähendab seda, et Tauri järgmine katse peab olema 96 kilo. Ja siis teeb Hendrik 97 kilo. Ehk siis pane ka 98. Ehk siis tegelikult seis on selline, et kui meil oli veel esimese vooru lõpus Eesti rekord noorte arvestuses oli 85. Nüüd on see juba 90. Ja nüüd ta tõenäoliselt. Teise vooru lõpus, kui nüüd, õigemini kolmanda vooru lõpus, võib see juba olla 95. Ja siis näeme, et kas nii Hendrik kui ka Tauri panevad veel peale. Mina Tauri asemel tahaks ennast täitsa käima juba, mõtleks selle järgmise raskuse peale, mis on 96 kilogrammit tõenäoliselt, kui Hendrik nüüd ei muidugi ebaõnnest. Okei, 95 kilo. Järjekordne Eesti rekordi üritus. Läheb. Hendrik, rahvas, 95 kilogrammi. Läheb ja on üleval. No nii. Täiesti ulme mees, et seisab selle palgi all. Mul jättis küll süda paar pauku vahele. Selline maas. Okei, uurime siis välja. No nii, Tauri, palju peale läheb? Kas läheb 96 kilo? Läheb 96 peale. See võistlus ei ole veel läbi. Mõlemad võistlejad saavad veel ühe soorituse. Ehk siis Eesti rekordi katse saavad mõlemad ühe korra teha. Ja Tauri paneb peale 96. Mis tähendab seda, et kui ta selle ära teeb,
siis Hendrik peaks panema 97, sellepärast et Hendrikul on kaalu rohkem kui Tauril. Et kui nad teevad täpselt sama, siis väiksema kaaluga mees on Eesti meister. Ja mina läheks peale, teeks selle, 96 on peal, jah? 96 on peal. Ai! Ahah. Ei, kindel või? Proovi. Praegu tahtis pildi eest ära tõmmata just natukene või? Hendrik, teed ühe katse veel. No proovida võiks. 97,5. Vaatamata sellele, et Hendrikul on juba Eesti rekord, vaatamata sellele, et tal on juba Eesti meistritiitel, ta tuleb tegelikult nüüd puhtalt publiku jaoks, teie jaoks. Veel üks katse. No ma ei tea, 95 nägite, vend seis, kuidas see oli? Selle palgiga, niimoodi. Tundus nagu pool tundi oli. Kas tal tõesti on tuhhi, et nüüd veel juurde panna ja üks katse teha? No saame kohe teada. Prillid. Väga õige. Prille on vaja. No ega ilma prillidest üles teeme aplausi publik. Ravas! Palgil on peaaegu 100 kilo. 97,5. Ja teie ees on Euroopa noortemeister, kes on täna siin juba 3 korda Eesti rekordit uuendanud. Ja nüüd tahab seda teha 4. kord. Ja tuleb! Ja on üleval! No nii! Uskumatu! Äge! See on aplausi väärt! No nii, Hendrik, 4 õnnestunud katset. Ma ütlen ausalt, ma ei uskunud, et sul nüüd veel üks katse sees on, aga sa oled ikka, tundub, teisest puust tehtud. Väga lühike paus oli ja ala selgandis tunda. 3. katse all. Aga kas oli nüüd täna nagu absoluutne maksimum või natukene jääb kripeldama? Janek enne ju ütles, et tegelikult viimane katse peaks olema ebaõnnestunud, et siis tead, milleks valmistuda järgmiseks korraks või see oli, tead, et andsid 101%? Ma arvan, et sellega lõpetaks tänase päeva küll nagu positiivselt, sest rohkem ma arvan siit ei tuleks. Ma arvan, et lõpetaks positiivselt tänase päeva 4 Eesti rekordiga, okei. No teeme veel ühe pausi, tagasihoidlik. Ja võistluse noorteklassis võitis Hendrik Högström tulemusega 95 kilogrammi. Aplaus! Ja Hendrik tegi veel ka 97,5 pärast. Ja see on Eesti rekord. Eesti rekord ongi siis 97,5 alates tänasest. Ja Euroopa noortemeister Hendrik Ölmgren, palju õnne. Nüüd ka siis Eesti meister palgis. Vanust on veel vähe. Peab vaikselt hakkama mõtlema medalikapi suurendamise peale. Tuleb ju üleval! No nii, Arvo. Hästi tehtud. Läheb juurde, väga hea. Järgmine mees tuleb kohe meil siin, on ees mul Ragnar. Ragnaril keakaalu 96,1, 3 kilo raskem kui Kaljavulk. Nii. Väga ilusti tuli rinnale, tehniliselt hea sooritus. Väga hea! Tubli! No võime ütlema, et isegi natukene parem kui Arvo, ja nii et väga hea. Järgmine võistleja, Siim Alav. Siim on meil ka siis kuni 105 kiloste meeste arvestuses, aga ärme sellele esialgu liiga palju tähelepanu pööra. Siis kui hakkavad juba tugevamad tulemused kirja saama, eks me siis vaatame, kes mingis klassis siin
võistlust ka juhib, aga no meid ikkagist ju huvitab meeste avatud klass. No nii, Siim. Ei. ahah, Aga see oli küll praegu isegi kergelt üllatav. Ja ei olnud. Võistlusel on veel aega. Siim, kas lähed uuesti tegema? Läheb. No see on see Eesti mees, kes ei jäta seda järgmiseks katseks. Pole mõtet. See oli äge praegult. No nii, teeme aplausi Siimule. Mees ei jondi, ei jätnud, kuid seekord võitis palk. Ka tehniliselt väga ilus sooritus. Ai, tuleb väga hea, läheb palk maha. Tubli. No nii, järgmine Ulvar Vahter, valmis paneb ennast Alar Lõhmus. 105 jääb. Ja palgile jääb 105 kilo. Tuleb Ulvar Vahter. Raskused tõepoolest, ega need alla siin ei lähe. Aina peale. Nii, aga nüüd 110. Ulvar, 105 on praegu. Ja on üleval. No siin ka, nipa-napa. Peakohtunik loeb ära, andis andeks. Kergelt andis armu. Võistleja on valmis. Kohtunik annab stardi, 60 sekundit tiksub. Jõuad. Op. Läks ülesse. No väga hea, Brett. Tubli. No siin on tegelikult on jõudu ka enamaks, aga no tehniliselt oli näha, et sooritus oli praegu kehv. Kristjan Puusep. Natukene lagunes ära. Ütleme nii, et kui oleks maksimumraskus peal olnud, siis seda katset ära ei oleks teinud. Aga avaraskus annab selle praegu andeks. Nii, 120 on meil peal. Kristjan Puusep on ka valmis. Nii. Läheb. Muidugi elame kaasa. Väga hea. Vaata, kui pikk see mees on. Kui kõrgele tema seda tõstma peal. Päris kõrgele tõesti. Järgmine kaal. 120 jääb. Markus Männik. Väga õige. Daam kollases särgis näitab teile kõigile ette, kuidas see käib. Elame kaasa nendele vendadele. Laus päikse käes. Eestimaa suvi. Natukene meretuult on, aga see ei ole lihtne sooritus siin. Ja publiku toetus on väga teretulnud. Väga ilusti tuleb palk rinnale. Ja easy. No nii, Markus, pole üldse paha tulemus. See oli tehniliselt praegu siuke näide, et on parem ka teinud. No Markus, kui veel oli tegev rammumees, siis loomulikult palk ei olnud tal kõige lemmikala, aga no siis 120 kilogrammi tuli tal väga easy-peasy. Aga 125 kilogrammi järgmine raskus ja seda tuleb meile tegema Kaarel Kaldvee. Valmis paneb ennast juba selline mees nagu Alex Mihkelson ja temal juba kaaluks 135 kilogrammi. Ehk siis 125 kilo. No see juba on midagi. Ei no eks see 120-ki oli midagi, eks see 100-gi oli midagi ja eks see 90-ki oli midagi. Eks see 34, mis mina enne tõstsin, jaa, see oli ka midagi. Võistleja on valmis, start on antud, ei mingit viivitamist, kohe palk põlvele rinna peale. Oi, mis nüüd? See oli mingi hüdraulika praegu. Kuule, me tegime... Õlisurve oli jõle üleval. Trenni me tegime ammu ära juba, nüüd tulime ikka võistlema siin. Alex järgmisena ja paneb juba 135 kilogrammi peale. No nii, Alex. Ai, praegult ütleme, tasakaal läks paigast ära, ilus tõuge oli tehtud, läks juba alla, liikus ära, käed olid ka tegelikult juba sirged. Siin oli ka, kes nägi, et ka tehnika on hoopis midagi muud kui eelmisel mehel, kui eelmine mees lükkas nagu hüdraulikaga lihtsalt. Põlv jalg ei liikunud üldse, siis näeme, Alex nagu natukene hüppab. No nii, väga hea. Nüüd küll Alex kahjuks pidi ühe raskusega tegema 2 tõstet. Aga järgmine mees Tanel, sama raskus. Ja väga tihti tegelikult ega seda ka ei näe, et kui see esimene katse ebaõnnestub, et siis lähed uuesti proovima ja tuleb ära, aga
vahest siiski tubli. Ja peale Tannelit tuleb Timo. Timo paneb ka täpselt sama raskusega. Tuleb. Oi, väga ilus! Fikseeritud, kõik on väga hästi. Järgmine raskus jääb samaks. Just nii. Nüüd tuleb Timo Kuusemaa. Palgil 135 kilo. Sõber Tanel, kes just sama raskus ära tegi. Vennad, kas on tõesti? Pani sõbralikult täiesti just paar pauku õla peale, et jumala eest asi kergem ei oleks. Siin läks kauaks praegu. Aga tuleb üles veel. Ma mõtlesin, no nii kaua oli seal rinna peal, jäi ka mõttepausi veel. Ja. No nii, väga hea. Aga tõstame raskusi. Romek Velt. 145 kilogrammi läheb juba meil siin palgile. Tuleb. Super! No väga hea, Romek. No see oli napikas. See oli ikka hea, et see soendus tegelikult enne sai tehtud, õnne. Oli. No nii, 145 kilo. Ja veel on jäänud pärast Tiitu 2 meest. No nii, üleval. Tubli! Tiit, raske oli. Aplaus! Päike, ma võtsin juba hapu nägu oli peas, et ega ometi ei olnud raske. Tulen hoian siin ees niimoodi täpselt õige koha peal. Miks on vaikus? Teeme väikse aplausi. 150 kilo! Läheb. Oi, väga hea. Korralik tulemus, 150, väga lihtsalt üleval. No nii, et tulemus on kirjas ja nüüd hakkame panema seal. Ja nüüd viimane mees, Maarjo. Ja. Nii, 152. 152,5. No kuule, nüüd tuleb kohalik mees, nüüd tehke ikka kõva aplaus. No nii, Toila, miks me ei kuule? Maarjo Sild. Tegemist on mitmekordse maailmameistriga, muideks. Ma ei tea, palju selliseid vendi Toilast on tulnud, ma paari tean veel, aga nemad küll mingit maailmameistri mõõtu välja ei anna, nii et tehke natuke kõvem aplaus. Oi, see oli napikas, korraks tahtis palk hakata ettepool ära liikuma, aga väga kindlalt läks see palk ülesse. No nii, Romek. 152,5 kilot, davai, elame kaasa talle. Tuleb. Ja. Surub ja läks ülesse. 152,5 kilogrammi. Aga see nüüd paneb küll järgmistele meestele siin natukene ikkagi mõttekoht, eks ju. No nii. Et selle tulemusega hetkel läheb Romek teisele kohale. Maarjo Sillal on täpselt sama tulemus. Aga... Järgmine raskus 155, Tiit. No nii, Tiit. Näed,
Tiit tuli vannist. Jah, no nii Tiit. Korraks suurest passust läbi. Selle sildi taga äkki oli mingit seda head ergutit. Ja nüüd on palgil 155 kilo. Plaksutame, see on 155 kilo. Kui see üles läheb, on see hetke liidri tulemus. Aga ei tule. Ja tuleb! Ai, kui vähe jäi puudu. Võta Tiit rahulikult, sa pead saama. 30 sekundit on veel aega. Täpselt samamoodi, nagu see selle viimase soolituse ajal, aga... Ei, Tiit ei kuula Tiitu. Ei kuula Tiiti. Okei, laseme tal rahulikult teha. Ai, ei tule. Jääb hetkel Tiidul siis ikkagi see 145 parimaks tulemuseks. No Romek on praegu hetkel ühe skalbi võtnud. Ja Mihkel Raadik raskuseks 160 kilogrammi. Ehk siis ka Mihkel paneb 10 kilo peale. Paneb 10 kilo juurde. Kuna 150 on all, see tähendab ka seda, et on vaja siit sooritust. Muidu Romek võtab veel ühe skalbi. Muidu Romek siit saab veel ja ühe. No nii, tundub, et on üle kontrollitud peakohtuniku poolt raskused, kõik on korras, mõlemal pool on võrdselt. 160 kilo. No nii, rahvas! 160 kilogrammi! Mihkel Raadik! ...60 sekundit hakkab tiksuma. 150 kilo oli lihtne. 10 kilo on nüüd peal. Ja tuleb ülesse! No nii! Ei anta siin ikka mitte midagi. Romek, midagi ei saa siin mitte midagi. Ei anta midagi, niisama käest ära. Maarjo Sild, 162,5. Ütleme nii, et Mihkel tegi selle asja meile väga põnevaks. Ausalt öeldes, see 152,5 oli selline nipa-napa. Natukene pidi Maarjo seal sättima ennast selle palgi all. Ütles, päike paistis silma. Mingil põhjusel prille pole ette pannud. Ei, ikka see tegelikult ei paistnud silma, lihtsalt niisama vabandas, noh. Ta on ka ju palju Soomes elanud, õppinud vabandama. Kohalik Toila mees. 162,5 kilo. See oleks uue liidri tulemus. 60 sekundit hakkab tiksuma. Ei mõtle Maarjo pikalt, palk on juba rinna peal. Ja tõste. Ja on üleval! No ei. Kerge! Mine, nägite või? No nii. Ühe jala peal. 162,5 kilogrammi, no nii. Mihkel pani ka siin 165. See 162,5 oli tegelikult ju nii-öelda justkui läkski kergemalt üles kui 152. No oli küll, nagu ta ütles, et hakkan alles soojaks minema. Järgmine Brett. No Brett on ka meil. 120 on ka teist korda proovib seda, 117,5 esimesest voorust on kirjas. Ja eelmine kord 120-ga tahtis kuskile sinna Rammukoopa sildi poole joosta. Poolel maal sai pidama. Aga seal parem, olge seal natuke ettevaatlikud, siin jookseb teile sinna külla selle palgiga praegu. Tuleb! Tuleb! Ja on üleval! No nii! Lõpuks ometi! No väga korralik. Meil oli siin järjest nüüd 4 ebaõnnestumist ja Brett siis lõpetas selle ebaõnnestumiste rea ühe ilusa katsega. See oli väga puhas sooritus. Väga heast tehtud. Oli ka varu. 122,5 kilogrammi. Start!
60 sekundit hakkab tiksuma. Väga ilus. Aga sa oleks... Tubli, Alar! Alar, sellest oleks meid alustama ja siis minema viiskaupa üles. No järgmine Alar teab, et võistlus tuleb alustada ikkagi kuskilt sealt 120 juurest, mitte ei ole vaja alustada 110 pealt. Soojendusraskusi, ütleme võistlusel nii palju vaja teha pole, et ikkagi teed ennem need soojenduskatsed ära ja lähed juba sinna peaaegu maksumi lähedale. No nii, teeme ühe kõva aplausi. No siin on purakas sees praegu. Siin on purakas sees. Vihaga kohe. 130 kilo. Palk tuleb ilusti ülesse. Ai, no nii. Ei, jääb sinna paika. Teeme aplausi Markusele. Markus tunneb oma keha täpselt nii hästi ja sai aru, et see on piir. Aga 125 kilogrammi läks protokolli positiivsena kirja, nii et 130 seekord siis ei alistamata. Järgmine raskus 132,5 kilogrammi. Ja seda tuleb tegema Kristjan Puussepp. Kristjan tõmbas ka mingi korraliku puraka. Ei tea, mis nad seal teevad. Minge vaatama. Ei julge vaatama minna. Tuleb kolmas edukas katse loodetavasti. Jah. Suru! Pane palk maha. Ei pane. Ei pane. Seisab ka 10 sekundit. Kohe kukub koos palgiga. Ikka veel mõtles. Hull vend. Väga hea. Läks vähemalt sinna presendi taha, paneb seal pillikotti. Tubli saaritus, aitäh, Kristjan. 135 kilogrammi paneme peale. No vaatame, kas väike puhkus on mõjunud. 135 kilot teist korda. Oi. No nii, kohtulik. Väga hea. Tubli. Ütle ausalt, palju, kas ootasid ka, et sekund veel ja siis tundus, et oli ka hakkas vaikselt silmest virendama? Ei hakanud. Järgmine raskus 140. Nii, Aleks. ...60 sekundit hakkas tiksuma, 140 kilo. Eelmise katsega oli see peaaegu käes. Ops! Ja loeme ära! Aplaus! Tubli! Vaat see oli see emotsioon, mida me tahtsime näha. Võta Raiko! No nii, Romek veel hetkel 3. kohal ja selle sooritusega võiks endale kindlustada pronksmedali üldarvestuses. Masterclassis ehk siis meestel 40+ on kuld juba olemas. Ai, natukene palju. Ei lähe, jätab ukse lahti. Nõrk, aga näed, Romek ütles ise, et olen nõrk. Nii. Aga nüüd on ühesõnaga 3. koht jääbki meil veel lahtiseks. No nii, rahvas! No nii, elame talle kaasa. 155 kilogrammi. See on nüüd pronksmedali eest. Palk on rinnal. Joon Üleval! No nii, palun väga! Ma räägin, me teame. Ma ei uitlesin. Tubli. Ainuke mees, kes ei plaksuta, oli need Romek. Ma nägin seda. Romek on tõmbas niisi. Romek joob energiajooki, see läks kuidagi nii mõrudeks kohe, et... Kui Mihkel tõstab üles 165 kilogrammi, siis on ta hetke võistluse liider. Ja ka siis jääb veel viimane sõna öelda Maarjo Sillal.
kes on pannud oma raskuseks 167,5 kilogrammi, nii et need 2 viimast katset siin saavad olema päris huvitavad. ehk Mihklil on kirjas 160. 5 kilo rohkem on hetkel palgil, teeb ära, läheb liidriks. See tähendab, et see mees siin, kohalik Toila vägilane, peab ka oma soorituse ära tegema, et võtta kuld. Otsustavad momendid. No nii rahvas, Mihkel Raadik, 165 kilogrammi. Palk läheb ülesse. Jep. Ai. Aeg on 45 sekundit umbes. Isegi nüüd on 45 sekundit, nii et Mihkel, võta endale rahulikult 30 sekundit aega. Ütleme sulle, kui 20 on jäänud, senikaua. Mihkel ei oota, tema ütleb ise, millal 20 sekundit täis on. Ei, aga tundub, et täna seda ei tule. Teeme aplausi. Aplaus Mihkel. Raadik lõpetab hõbemedalil, mis tähendab seda, et nüüd on vormistamise küsimus. 170 pannakse palgile. Kuna on juba endale kuldmedal kindlustatud, siis Maarjo Sild tõstab panuseid. Palgi raskus 170 kilo. See oleks ilus number, millega lõpetada. No nii, elame kaasa. Toilas kohalik mees, mitmekordne maailmameister, on juba ka 2022 Eesti meister palgi surumises ja nüüd läheb tegema oma 3. viimast katset, et saada tabelisse ilus 170 kilo. Ja tuleb üleval 170 kilogrammi. Ühe jala peal. Aplaus Maarjo Sild. Maarjo, tule siia poole. 105 on Euroopa rekord 175. Ma panen 4. katseks 176. Ehk siis kuni 105 kilo kaaluvate meeste hulgas on Euroopa rekord 175 kilo. Ja kui sa lähed tegema uut rekordit, siis võid saada endale 4. katse. No nii, Maarjo Sild, 176 kilogrammi palgil. Läheb Maarjo. Rahvas! Kõik plaksutame. Rahvas tilgi all. $60 sekundit läks käima. Palk tuleb sülle. Ai! Ja kuule vaata, teeme aplausi Maarjale! Teeme aplausi! Eesti meister maailmarekordi jaoks võib-olla oleks pidanud see puhkepaus jääma grammi võrra pikemaks. Ja selline ta sai. Eesti meistrivõistlused palgi surumises 2022. Mõnus üritus ideaalse ilmaga Eesti suvel. No nii, ilm oli tõesti meil suviselt fantastiline ja fantastiline oli muidugi see, et saime sellised paar uut rekordit ja mina isiklikult jään ootama juba järgmist aastat. Me täname, et vaatasite ja nagu Janek juba välja lubas, siis kohtume ei rohkem ega vähem kui aasta pärast. Aeg ju läheb teatavasti väga kiiresti. Ja selleks puhuks tõesti on paar tugevat lubadust nii tugevatelt meestelt kui ka naistelt endilt välja jagatud. Nimelt, järgmine aasta näeme veel nii mõnda Eesti kui miks mitte ka maailmarekordit. Seniks aga olge tublid ja kohtumiseni!